See, kes sa seda videot vaatad, kas sa näed seda paberit? See on 11 aastat vana kiri. Miks nii vana? Sest seda kirjutas 11 aastat, 2 kuud ja 13 päeva tagasi surnud isa. Miks see kiri sattus minu kätte nii hilja? Lihtsalt ta tahtis, et ma loeksin seda juba suurena. Tänane loo on võetud sellest Achtung, ajunt, ne, agas! Tead, ma mäletan seda esmaspäeva nii selgelt, nagu see oleks olnud eile. Ma olin jälle seal turuplatsil. See oli justkui mingi nähtamatu jõud, mis mind suunas tema poole. Ja siis ma nägin teda. Ta seisis seal keset seda tavalist argipäeva saginat, aga tema ümber oli nagu mingi teine maailm. Tal oli käes see kurikuulus apelsinikott, mis oli täis neid eredalt oranže puuvilju. Ta hoidis seda nagu maailma kõige väärtuslikumat varandust. Ma jäin seisma, mu süda hakkas rinnust kummaliselt põksuma. Me olime varemgi teineteisest möödunud, pilgud olid korraks kohtunud, aga mitte kordagi polnud me sõnagi vahetanud. Ma vaatasin talle otsa ja mu peas vasardas vaid üks ainus küsimus. Kas ta teab, kes ma olen? Kas ta mäletab mind nendest eelmistest kordadest või olen ma tema jaoks lihtsalt üks võõras tüüp rahvamassis? Ma tahtsin talle midagi öelda, aga enne kui ma suu avada jõudsin, nägin ma, kuidas ta pilk libises minust mööda. Ja siis peatus tema kõrval auto, läikiv, võõras ja kiire. Ta astus autosse ja koos temaga kadusid ka need apelsinid. Ma jäin sinna seisma, tundes, kuidas mu ainus võimalus temaga rääkida libises sõrmede vahelt läbi nagu liiv. Nüüd, kui ma olen selle raamatu lõpuni kirjutanud, saan ma aru, miks ema naeris. See polnud naer isa üle. See oli naer elu absurdse ja ilusa juhuslikkuse üle. See, kes sa seda videot vaadanud oled, võib-olla sa peaksid küsima oma vanematelt, kuidas nad kohtusid.